Grete, täna nüüd vaatame selliseid laskumisolukordi, kus me ei ole enam üksi ja kuna sulle hooldemees kindlasti teeb ülilibeda suusa Tartu maratoniks, et kuidas siis käituda, kui keegi meil jääb laskumisel näiteks ette, et sa tuled suure hooga, eks ole, kuidas siis kas minna tast mööda, pidurdada, kõik need olukorrad proovime siin nüüd läbi mängida, et vaatame, siis saame seda veel. Kõlab ähvardavalt. Ta natuke kõlab, aga tegelikult ega siin midagi hullu ei ole, aga lihtsalt, et teaksid ise, kuidas käituda, saaksid erinevates situatsioonides veel enne Tartu maratoni harjutada ja nagu ma kuulnud olen, siis sul on tekkinud juba tänu nendele videotele meeletult suur fännklubi, kes ainult selle järgi ise harjutavad ja valmistavadki Tartu maratoniks, et siis saavad nemad ka teada, kuidas siis laskumistel nii-öelda ohtlikke situatsiooni vältida ja võib-olla see kõlab natuke tõesti ähvardavad, ellu ka jääda. Et hakkame siis pihta. Hakkame pihta. Ja laskumisse juba. Nii. Me ei taha laskumisel aega kaotada ja ei pidurda, vaid astume jäljest mööda või astume jälje kõrvale ja libiseme mööda. Sina teed täpselt samamoodi ja meie ütleme niimoodi, et vaata siis enam ei pidurda, vaid astume jäljest välja ja libiseme mööda laskumise asendis. Üles üldse ei tõusegi. Nii. Ja astun välja ja libisen mööda ja siit veel vahelt ka niimoodi mööda. Opa. Grete, sul on täpselt sama asi. Ei ole mingit vahet, aga et sul oleks natukene ebamugavam pärast. Me libisime sust mööda ja astume kohe uuesti jälge tagasi ehk sulle ette. Et siis sa vaata nagu tead, et sa ei tohi nagu otsa sõita, kuigi vaata see hoog on nii suur, et me libisime nii või naa eest ära, aga vaata siis on see juba, et tegelikult iga suusataja peab arvestama sellega, et tal ei ole ees see tühi rada, vaid talle astutakse ka ette. Ja siis juhul, kui ette astudes sa tunned natuke nagu ennast ebakindlad, siis lihtsalt, et sa libisid nagu otsa, siis lihtsalt tõused püsti. Aga ma arvan, seda praegu ei teki. Ja, nii. Ikka kandadele, jah? Nüüd ei olnud enam nii juba, eks ole. Vaata, kui ette astutakse. Ei, ma teadsin, et see juhtub, aga kui ei tea. Me näitame lihtsalt ära, et mis olukorrad võivad tekkida. Vaata, see on see, et kui üks tahab lükata ja teine ei tea, ta isegi ei ole nagu arvestanud sellega, et keegi võib midagi nii teha, siis tekib jube ohtlik olukord. Aga sa pead vaata kepid jätma niimoodi, eks ole. Niimoodi, et ma saan ilusti kinni võtta, ma sõidan oma nende suusa otstega, sõidan sinul taha, jah, just. Hop, 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 jah, nii, võtan keppidest kinni ja nüüd ainult lükkan ja vaata, kui suure hoo me sisse kahekesi saame. Oppa, sina ainult hoia asendit. Ainult hoia asendit. Ja nüüd avast enne lõppu, et meil nad niimoodi ka, ma lükkan su nagu hästi kerged eest ära veel. Nii, hop, jah. Pidurda maha väga hästi. Ja nüüd proovime installeerida olukorra, kus kaks suusatajat on omavahel kukkunud laskumise lõpus. Grete tuleb ülevalt alla ja üritab nendest mööda laveerida. Aga seda tuleb sul päris tihti võib seal ette tulla. Nii tuled. Ja nüüd astud välja, just, väga hästi, väga hea. Ja kerge pidurdusega mööda. Väga sehv ja jälge tagasi ja veel hoogu juurde. Ülihea. Et mis siin nüüd kokkuvõtteks öelda? Laskumised võrreldes sellega, kus me olime 2 nädalat tagasi Otepääl, on läinud nagu meeletult edasi. Et sul on tekkinud see kindlus, sa julged juba oluliselt rohkem laskuda ja ma arvan, et selle põhiline põhjus on see, et sa oled suusatamisse ja suusatreeningutesse äärmiselt tõsiselt suhtunud, et see tulebki ainult siis, kui sa ise sõidad ja erinevatel radadel proovid läbi erinevaid siis nii-öelda
versioone, kuidas mäest alla saada erinevates ilmastikutingimustes, mis iganes. Et nüüd veel siis viimane selline nii-öelda mahu tsükkel nädalavahetusel Käärikul, kuhu sa plaanid minna ja sealt edasi siis ainult kerge suusk ja puhkus ja ma arvan, et saad ühe ilusa asjaga 17. veebruaris oma elus hakkama. Üks päev korraga. Just, seda ka kindlasti.